saabunud üks väga-väga äge lugu. Henri, tahad sa seda meile ette lugeda? Hästi, loeme ette Kalevi kiri ja ütleb kohe ära, et üks huvitav lugu, mis jääb umbes 15 aasta taha. Nagu nooremad inimesed ikka, otsisin ka mina oma uut armastust netiavarustest. Saingi peatselt netis ühe neiuga tuttavaks ja juttu jätkus kauemaks. Lõpuks saabus ka kaua oodatud päev, millal pidin olema meie esimene kohtumine neil siis omavahel. Kohtumine sai kokku lepitud Tartus Edeni peaukse ees. Oli väga kaunis suveilm ning liblikad kõhus võtsin sammud Edeni suunas. Kõik tundus sujuvat, sest kaks väga kaunist neidu ootas mind juba Edeni ukse ees. Minu esimene pimekohtingu neiu oli tulnud kohtumisele koos oma õega. Kuni siiamaani ma mõtlesin, et selles ões on see konks. Ja mina mõtlesin ka. Läksime Edeni kohviku ning sain siin siis oma kauni netipruuti esimest korda näha ja veidi juttugi rääkida. Kuid siis äkki helises praktiliselt üheaegselt nii minul kui minu netipruudil telefon. Selgus tõsiasi, et minu tegelik neiu, keda kohtingule kutsusin, ootas minu vestluskaaslase pimekohtingule kutsutud noormehega endiselt Edeni ukse ees. Ehk siis kaks pimekohtingut oli kokku lepitud täpselt samal ajal ja samas kohas ning olid omavahel lootusetult sassi läinud. Lõpuks sai aga õiged paarid kõik paika ning saime oma kohtingut jätkata. Tore emotsioon kogu päevaks. Ma tahaks täitsa teada, mis siin edasi sai, et kas nad on nagu koos või nad läksid äkki nad läks neljakesi. Aga võib-olla jaa, neljakesi topeltkohting selline. Et kui nad juba tutvunud selle ühe naisterahvaga, siis oli... Aga võib-olla oli hoopis selline emotsioon, et kui olid juba teisel kohtingul, et tegelikult see esimene variant oli nagu parem. Vot ei tea, täitsa huvitav oleks kohe teada saada, et kuidas see lugu edasi lahedas. See lugu ise on nii põnev, et tõesti ootaks nüüd järjejuttu, et kuidas see kõik lahenes, aga selline juhus, et nüüd täpselt samaks ajaks Edeni keskus ette. See tundub popkoht olevat siis. Kas sina pead öelda, ei olegi kunagi Edeni uste ees kohtunud või? Ei ole. See on Tartu peamine koht. On jah? No vot, millest mina olen kõik ilma jäänud. Ja nüüd ma olen juba nagu abielus ka, nüüd ma ei saa isegi enam proovida, kuidas siis selle Edeni ukse ees oleks pimekohting kokku leppida. Ei, ma kindlasti ei riski sellega, aga see lugu on... See oli päris hea lugu, tõesti. Väga tore lugu. Aitäh! Aitäh! Aga me ootame